Wow. Oh my god, vaata seda, nii ilus. Tere hommikust, käes on uus päev ja tulime siis natukene nüüd LA-sse ringi vaatama ja esimene peatus on meil Urban Lights. Me oleme mõlemad tegelikult Karoga LA-s käinud, seega meil ei ole nagu väga palju neid turistikohti, kus me nüüd ära käima peame või ära käia tahame, sest et meil on väga palju asju nähtud, aga me ei ole kumbki siin käinud. Kui nüüd päris aus olla, siis see koht siin näeb piltide peal kõvasti nagu ägedam välja kui praegu niimoodi siin ise koha peal olles. Ta on nagu tunduvalt väiksem, kui ma arvasin, et see on. Aga loodetavasti või noh, arvatavasti pildi peal näebki see nagu ägedam välja. Hommikusöök on käes, saia ja kohvi väga Instagrami armastavas keskkonnas. Nom. Siin on nagu inimesed lihtsalt ostavad endale doonutit selleks, et seda pildistada. Ja ilus roosa sein paistab ka seal taustal kohe, nii et väga üritan tiiru peale teada praegu. Igatahes äge kohta. Tulime nüüd ette Grove'i ja ma ostsin endale influenceri prillid. Aga Karo ütles, et ma tohin, et ma ei ole nõme, et need sobivad mulle. Sõidame siis nüüd Art Districti poole ja me jäime lihtsalt mingi suvalise koha peal keset teed praegu seisma põhimõtteliselt, sest et Karoliinal ei ole minna pildistama ühte seina. Jumala kindlalt ei tohi siin seista, aga oota, näitan teile kiirelt. Seda seina käis, nii, seda seina käis pildistamas seal. Jõudsime siis napilt siin nüüd päikeseloojangu ajaks kohale ja seila tagant tegelikult näete ka väga ilusat päikest ja valgus on mega ilus praegu. Me sõitsime läbi sellise tänava, mis oli väga hirmuäratav. Kiirelt üritasin paar klippi teha väriseva käega. Väga kahju oli vaadata neid inimesi niimoodi telkides lihtsalt massides tänavate ääres. Vaadake seda. I love you for free. Nii armas. Oh my god, see on mega nunnu. See tšikk praegu lihtsalt jookseb ja pildistab. Mitu tundi on möödas. Me käisime Comedy Store komöödiaklubis vaatamas mingit Kill Tony mingi komöödiaõhtu oli ja ameeriklastel on vist veits teine huumor kui meil, sest et ei olnud meie jaoks just kõige naljakam, aga ma nägin seal kahte tuttavat nägu. Kahjuks meil ei õnnestunud näha David Dobrikut, kes oli meiega samal ajal Las Vegases. Seal komöödiaõhtul olid siis vaatamas see roosapeaga tüdruk, kes on Davidi vlogides olnud ja tema boyfriend. Ma ei mäleta, mis nende nimed on, aga igatahes näod olid tuttavad. Nii et kuulsused on Los Angeleses nähtud. Tere hommikust! Käes on siis järgmine päev ja tulime hommikuks sööma. Otsisime siis välja, mis võiks olla kõige parem mingi smoothie-kausi koht ja leidsime sellise koha nagu Green Table Cafe, nii et tulime siin ja see näeb nii välja. What's up? Look at this, it's so beautiful. Ma ei saa üldse aru, mida sa ise vaatad enam, see on nii hea. Ja jõudsime nüüd Venice Beachile kohale. Täna on päris mõnus ranna, ilmsegi veits tuline. Hakkasime nüüd siis ülesse sõitma kaardi järgi. Kui hea on rääkida, kui kõik autod mööda lähevad. Ja mega ilus päikeseloojang on praegu, nii et me tegime ühe kiire peatuse. Ja niimoodi. Selline vaade on näiteks siis praegu. Mega ilus. Oota, kas prillidest on ka näha see päikeseloojangut? Igatahes, mega ilus on. Tulime IHOPi hommikust sööma. Ja mis muljed on? I'm excited! No, võtsime siis nüüd suuna Highway 1-i peale
ja sõidame siis ühesõnaga San Franciscosse täna õhtuks. Ja need vaated siin highway peal on imelised, aga see tee on selline ja nagu mulle läks juba kergelt süda pahaks natuke. Me tegime nüüd ühe väikese peatuse, et äkki paar pilti teha. Siin tegelikult igal pool lihtsalt autod seisavad, sest et kogu aeg on nii ilus, et kogu aeg tahaks nagu mingi väikese peatuse teha. Hästi udune on täna, natukene tiputab ka praegu. Me tegime järgmise peatuse, sest et seda vaadet ei saanud taaskord kasutamata jätta ja päike tuli ka välja. Sihtpunkti kohale, mis on siis Big Suris Bixby Creeki sild. Teades see sild siis. Ja tuuline on, nii et palun väga vabandust mu heli kvaliteedi pärast. Silla juures on käidud, Instagrami pildid on tehtud ja nüüd me üritame siis veel Valges jõuda Santa Cruzi. Sinna siis minna lõbustusparki, vaadata, mis seal toredat teha saab. Ja siin tee peal endiselt veel ikka sõites on kogu aeg wow, oh my god, vaata seda, nii ilus, ühesõnaga emotsioonid on mis asjad nad on? Laes. Emotsioonid on laes ühesõnaga, oh my god, okay. No ja ega ta ei näe siit nii hästi, aga nagu sellised on need vaated, mida me kogu aeg peame oota, ma ei saa, see kadus ära. Never mind, sest et ma ei saa kaameraga kordagi siin nagu seda peale, milline see tegelikult on, aga Karoliina siin kõrval. Tšau. Võib öelda, et on ju ennast ilus. Ja mega ilus on kogu aeg nagu. Nii et kui sul peaks olema kunagi võimalus roadtripida Californias, siis kindlasti Highway 1 on see tee, mida võtta. Jõudsime kohale Valges Santa Cruzi, aga kahjuks on siis kinni see lõbustuspark / rand nädala sees. See on ainult nädalavahetustel avatud, nii et nüüd me lihtsalt siin teeme mingi kiire jalutuskäigu. Praegu on nii kaunis päikeselujung. Oodake, me tahtsime sellega sõitma minna, aga see on kinni. On seal üks tüüp chillib. See oleks nagu nii äge on, kui see oleks kõik lahti olnud, aga noh, what you gonna do? Santa Cruzis on küll harjumatult külm, arvestades sellega, mis meil on eelnevalt olnud, aga siin on nii ilus. Tõesti on nagu kahju, et see kinni siin kõik on, sest et ma arvan, et muidu oleks nagu väga mõnus siin olnud õhtu veeta ja corn dog'e süüa ja mida kõike me teha tahtsime. Tere hommikust! Käes on uus päev ja meie oleme jõudnud San Franciscosse. Ma juba nägin korra kaugelt Golden Gate Bridge'i ja ma lihtsalt juba läksin mingi ekstaasi. Ja nüüd me tulime mingite värviliste treppide juurde. Siin need trepid on ägedad, ägedad jah. Käisime vahepeal Heights Streetil, mis on siis selline hippide tänav, kus on palju ägedaid poode ja ostsin endale Joosepile matching sokid. Mul on mingiks traditsiooniks saanud, et iga kord ma viin reisidelt Joosepile sokke tagasi. Mingid ägedaid nagu, mitte tavalisi valgeid või musti. Ja kes ei tea, siis sokkide viimine vihje, et su jalad haisevad. Karoliina on ikka nii naljakas. Ja nüüd me jõudsime Twin Peaksi, kust siis on linnale selline vaade praegu, et mul võttis just kõik sõnad suust ära. Ja sealt vahelt sealt paistab natukene Golden Gate Bridge ka. Meie järgmine sihtpunkt oli nüüd Castro District. Ma näitan teile seda lippu. Siin on hästi palju neid. Igal pool. See on väga värviline ja väga vikerkaareline siin kõik. On Painted Ladies. Need majad olid siis selle Full House sarja intros. Siin ma ei olegi varem käinud, nii et
vaatame siis, sellised need välja näevad. nii. ja seal nad on. Kommenteerige alla, kes vaatas seda sarja. Me sõidame Lombard Streetilt alla. Pärast altpoolt üritan teile näidata ka, et milline see tänav nagu välja näeb. Oota! Nii äge! Täiega nunnu asi. Selline tänav siis Sinka-Vonka, siit tulime nüüd alla. Ja siit läheb selline ka väikese kaldaga tänavalla. Tere õhtust! Õhku näha, siis mitu tundi on möödunud ja õues on jälle pimedaks läinud. Ja me tulime Cheesecake Factory'sse Karoga nüüd õhtust sööma. Kell on mingi 9 läbi või. Ja me sööme sellist asja. Mis annab meile reaalselt vist mingi terve päeva kalori koguse kätte. Aga siin on väga mõnus istuda õues. Natukene on jahe, aga kannatab ära, sest et vaade on ilus. Ma näitan teile. Siin on siis Union Square, aga see on remondis praegu, nii et see ei ole väga kaunis. Seal on Nike pood, seal on Apple'i pood. Ja selline. Üks näljane siin juba sööb, nii et nom, hakkan ka nüüd nosima. Kätte on jõudnud järgmise päeva hommik ja istume praegu Doloresi pargis, aga mega palav on. Mõnus suvine ilm ja siit on väga ilus vaade ka. Siit paistavad siis meile kaunid palmipuud ja linnavaade. Väga nunnu on. Pargi chill sai läbi ja nüüd jõudsime siis ranna chillile ehk siis tulime Baker's Beachi, mis on Bakersi randa siis ja tada! Ma siinpool silda polegi varem käinud. Väike backstory teile muide. Ma olen varasemalt käinud San Franciscos ja iga kord, kui küsib mu käest, et mis on minu lemmikkoht, kus ma käinud olen, siis ma ütlen San Francisco. Nii et ühesõnaga ma olen väga õnnelik siin taas kord tagasi olla. Me tulime Dinerisse, tõeline Ameerika diner ja ma ootan nüüd oma burgerit. See on vist esimene burger, mis ma olen nüüd... ei ole korda Franciscus väga burgerit söömas, aga ma loodan, et see mõitseb paremini kui sealne. Nii et ootame oma sööki. Nonii, burger on käes. Friikad ka kõrval, need pataadi friikad. Ja Karol on seal coleslaw salat, et saame ühesõnaga mõlemad natukene mekkida. See näeb nii hea välja. Nom. Let's begin. Burger oli väga hea, aga kõht on nii räigelt täis ja väljast näeb see siis välja selline. No nii, ma käisin just oma esimesel drag show'l. Väga äge oli. Me tulime siis siia Castrosse, kus me käisime eile ka. Ja siin on selline koht nagu Mary's Burger. Yeah. Mary's Burger ja seal oli väga äge siis drag show praegu. Nii et kui sa peaksid sattuma San Franciscosse ja sind huvitab selline asi, siis reede ja laupäeva õhtuti vist toimus see siin. Yeah. Väga äge oli, tõesti. Soovitan. Tere hommikust! Käes on meie viimane päev USAs. Ehk siis täna lendame tagasi ja tulime oma viimasel hommikul siis Dunkin Donutsisse sõõrikuid nosima. Ma nüüd loodan, et see sõõrik maitseb sama hästi, kui see maitses umbes 5 aastat tagasi. Siis ma olin räige Dunkin Donutsi fänn. Mälestus Donutsist oli natukene parem, aga ikka on päris hea kaloripomm, nii et jäädi suur. Me lähme nüüd kohe Golden Gate Bridge'ist üle sõitma ja udune on praegu, nii et polegi näinud enne Golden Gate Bridge'i uduga, nii et äge on, oih, aitäh. Muusika peksab üle minust. Ma nüüd hästi kiiresti näitan teile siit ülevat vaadet, sest et tegelikult me pargime sellise koha peal, kus ei tohi parkida. Nii, tada! Ja ühesõnaga üsna udune, tahtsime sinna kõrgele minna vaatama, aga sealt ei näinud mitte midagi. Aga väga äge, nagu Golden Gate Bridge, I like you. Käisime siis
siis vahepeal ära Solsolito linnakeses, väga armas väike linnakene ja nüüd ostsime endale tee peale nosimiseks maasikaid. See on lihtsalt nii mõnus, kuidas sa saad siin toidupoest osta endale värskeid puuvilju ja marju ja asju ja nagu nii hea. Ja need on reaalselt nagu isegi ära puhastatud, nii et sa lihtsalt võtad ja sööd. Nii hea nagu. Ilusti kenasti 10 tundi hiljem oleme jõudnud Kopenhaagenisse ja sööme siin oma lõunat nüüd kellaajaliselt vist küll ja siin nüüd on meil ilusti aega 5-6 tundi, et oma lendu siis Riiga oodata. Nii et kõigepealt sööme kõhud täis ja siis hakkame ühte toredat mängu mängima. Ma sain reisile kaasa Fonterego mängukaarte ja ma võtsin kaasa sõbrad ja karjääri teemalised. Ja me küsisime tegelikult üksteiselt neid küsimusi juba vahepeal, kui me sõitsime autoga, sest et meil olid väga pikad marsruudid, kui me pidime sõitma. See oli päris hea selline meelelahutus vahepeal, et üleval ka ennast hoida. Me teeme mõned näited teile, et te siis saate natukene aru, mis siin toimub. Iga kaardi peal on 2 küsimust. See inimene, kes küsib, valib ise, kumma küsimuse ta küsib enda käest ja kumma küsimuse ta küsib siis nagu teise inimese käest. Küsime siis mõned küsimused. Okei, sinu küsimus on, kuidas sa müüksid kuumakaad Safara kõrnes? Kas tegelikult ei ole mingi selline, kui sa nagu kuuma käes jood kuuma, siis see nagu tasakaalustab kuidagi organismi nagu enne seda kuumust, nii et ma arvan, et see on väga hea asi, mida müüa seal. See juba müübki, joo kuuma kakaodi, sul ei ole enam nii pala. Ja tegelikult müüakse teed, aga ma ei tea, kas kakaod võib saama kakaopiimaga. Ma teen soja piimaga. Äkki toimib paremini. Ja minu enda küsimus siis. Film sinu elus, kas sa oleksid draama, komöödia, romantika, märul või ulme? Ma oleksin komöödia. Ma arvan, et puhtalt sellepärast, milline koronaer on. Ja oleks see komöödia. Kas sul on mõni viga, mida sa muudkui kordad ja kordad? Jaa, ütlen asju välja ilma mõtlemata. Nagu me kõik. Minu küsimus siis minule endale on kirjeldama külmkapi sisu. Seal on ilmselt mõni vanaks läinud tomat ja kurk. Siis on seal juustu ja vorsti ja võid, et võileiba teha. Siis on seal sojapiima kohvi jaoks, Coca-Cola Red Bull alati. Ja ega see muidu väga pole. Nii, minu kaameraku sellel, see just praegu tühjaks, nii et räägin teile nüüd veel kiiresti ära selle. Kui sa tahaksid endale võita ühte nendest kaardipakkidest, neid on siis 4 erinevat, sõpradele, karjääriteemaline, paaridele 1 ja paaridele 2, siis jäta siia alla kommentaar, et millist sa tahaksid ja ma loosin, et kõik 4 siis erinevale 4 inimesele välja, nii et 4 võitjat, 4 kaardipakki. Kes endale ise neid soetada tahab, siis ma jätan teile ka lingi siia alla, et kus te saate nende kohta rohkem lugeda, uurida, vaadata, mis need täpsemalt on. Meile täiega meeldisid, tõesti on nagu mõnus selline ajaviide. Ja üksteise kohta põnevaid asju ka vahepeal teada saada. Aga meie ootame nüüd oma lendu veel edasi ja olemegi varsti kodus tagasi peale 2-nädalast reisi. Nii et ma loodan, et teile meeldisid need vlogid, mis ma siit kokku teile panin sellest reisist. Tänks, et vaatsite. Pange like, kui meeldisid. Olge tublid ja näeme varsti jälle. Tšau! Tahtsin öelda midagi. Ma mõtlesin oma peas välja, mis ma ütlen ja ma unustasin ära, mis ma arvasin. Veel lähedavad, ei taha teha. Filmid, sa ei tohi seda sisse panna.